Politsei väidab, et 19-aastane Kentuckist pärit naine Marley Kinney läks koos sõpradega paadiga sõitma ega tulnudki tagasi. Kuid kui politsei tegi traagilise avastuse, oli paadi juht juba käeraudades, kuid mitte tapmise eest. Mis seal tegelikult juhtus? Me kutsume appi kohtusukelduja ja merekorrakaitse eksperdi, et aidata meil mõista, mida uurijad otsivad. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Olgu, enne kui me sellega alustame kiirelt, vaadake, Ameerika saab 250 aastaseks ainult üks kord. See on tõsi. Ja selle ajaloolise tähtpäeva tähistamiseks on meie partner ja sponsor Chef IQ välja andnud selle, eks ole? Piiratud koguses Stars and Stripe Chef IQ Sense, nutikas lihatermomeeter. See asi siin on loodud nii taga- ja legendidele, uhketele patriootidele kui ka tõsistele grillifännidele. Okei, see Stars and Stripes eriväljaanne on julge punase, valge ja sinise kujundusega ning sisaldab individuaalselt numerdatud seadmeid. Nii et iga tükk on nagu ainulaadne osa sellest kord põlvkonnas toimuvast tähistamisest. Ja see IQ Sense teeb rohkemat kui lihtsalt hea välja näeb. See on rohkem kui lihtsalt lahe kollektsionääri ese. Selle disaini all on sama professionaalse taseme jõudlus ja nutikas tehnoloogia, mis teebki IQ Sense'i eriliseks. Juhtme vaba anduriga, mis töötab Wi-Fi kaudu ja võimaldab jälgida toitu ükskõik kust, saad sa vaadata ilutulestikku, mitte grilli. See sobib igat tüüpi lihale ja kalale, alates veiseliha ribist ja kanatiibadest kuni kana ja kalani. Kasuta minu koodi. Kasuta minu koodi Sidebar, et saada 40% allahindlust kogu saidil chefeek.com. See on chefeek.com ja kasuta minu koodi Sidebar, et saada 40% allahindlust. See on uskumatult traagiline lugu, millest me hakkame rääkima. Seda ei saa teisiti kirjeldada. Ja see puudutab noort naist, kes oli lihtsalt paadis koos oma sõpradega, läks näiliselt ujuma ja ei tulnudki enam elusana tagasi. See juhtus selle naisega, Marley Kinneyga, 19 aastat vana, 19. See oli pärastlõuna Graysoni järvel Kentuckis. Sellest sai täielik õudusunenägu. Politsei andmetel läks ta üle parda, et end kergendada. Ja see oli viimane kord, kui keegi teda elusana nägi. Tema surnukeha leiti 4 päeva hiljem. Ja toimus arreteerimine. Selle juhtumi puhul arreteeriti paadi juht, kuid mitte tapmise eest. Olgu selge, see ei olnud Marley tapmise eest. Mis juhtus sellel paadil? Nüüd, see kõlab väga tuttavalt, kui ma sellest räägin, eks. Noor naine, paat, alkohol, võimalik, et alkohol, perekond, kes ootab vastuseid. Ma arvan, et te teate, kuhu ma selle jutuga tüürin. Räägime sellest natuke hiljem. Aga asi on selles, et kui keegi läheb vette ja ei tule enam pinnale, siis selle välja selgitamine, mis tegelikult juhtus, nõuab rohkemat kui lihtsalt järve vaatamist. See võib olla keeruline. Selleks on vaja kedagi, kes oskab selliseid olukordi lugeda ja teab, mida otsida. Ja varsti kutsume siia forensilise sukeldu ja mereõiguskaitse eksperdi, et sellest paremini aru saada, sest tema aitab meil mõista, mida uurijad praegu otsivad ja millistele küsimustele nad veel vastuseid otsivad. Sest see otsing võib olla läbi, aga küsimused alles algavad. Seega tahan täpselt välja tuua, mida me praegu teada oleme saanud raportite põhjal. 19-aastane Marley Kinney Ashlandist, Kentuckist. Ta oli kolmapäeval 24. juunil Graysoni järvel. Ta oli renditud pontoonpaadil koos sõpradega, neid oli vähemalt 10. See on ametivõimude teatel. Ja see pidi olema lihtsalt lõbus päev vee peal. Umbes kell 16:00 kukkus ta väidetavalt üle parda. Politsei sõnul üritas ta lihtsalt tualetti kasutada ja pärast seda pole teda enam nähtud. Nüüd, siin on asi, millest on natuke raske aru saada. Tema sõbrad ei saanud kohe aru, et ta kadunud oli. Vähemalt mitte kohe. Nii väidavad uurijad. Nüüd selles juhtumis tehti üks arreteerimine ja me räägime sellest varsti lähemalt, aga detailid on üsna pöörased. Kõigepealt algas otsing. Mitmed korrakaitseorganid alustasid ametnike sõnul põhjalikku otsingut. Nii et me räägime sonarist, soojusdetektoritest, helikopteritest, teenistuskoerte üksustest, veealustest droonidest. Ashlandi tuletõrje saatis sukeldujad. Lexingtoni tuletõrje saatis sukeldujad. Kentucky osariigi politsei pakkus õhutoetust. Rohkem kui 50 vabatahtlikku kõndisid selle järve kallastel. Vihmahood tegid asja keerulisemaks. Nad jätkasid siiski, hoolimata kõigest sellest. Ja samal ajal ootas tema perekond meeleheitlikult vastuseid. Tema õde postitas sotsiaalmeediasse paludes abi, öeldes, et politsei ja looduskaitseametnikud teevad kõik, mis võimalik, kuid palus inimestel mitte levitada kuulujutte. Kirjutades tsiteerin.
minu väike õde Marley Kinney on kadunud, nagu te kõik olete näinud. On toimunud otsingud, politsei teeb nii palju kui võimalik ja ka loodusühendus, aga palun andke mulle teada, kui midagi teada saate. Palun ärge uskuge ega levitage kuulujutte. Kedagi pole leitud ja me kavatseme otsida seni, kuni midagi leiame. Otsingud jätkusid 3. päeva järjest. Tema õde postitas uuesti. Seekord väljendas ta oma pettumust kogu internetis leviva spekulatsiooni ja valeinformatsiooni pärast. Ta kirjutas: ma olen kõigest nii väsinud ja sellest, kuidas valeinfot levitatakse, kõikidest spekulatsioonidest ja süüdistustest, mida õhku visatakse, kõikidest võltsvideotest, mida tehakse ja kohutavatest asjadest, mida inimesed ütlevad või väidavad. Mind ei huvita praegu, kuidas see juhtus või kes seda tegi. Ma tahan lihtsalt, et ta leitaks. Süü küsimusega tegelen hiljem, kui ta on leitud. Kui sul on tõesti kiireloomulist ja olulist infot, võta minuga ühendust minu Instagrami kaudu. Muidu ära minuga ühendust võta, välja arvatud juhul, kui oled Marli lähedane sõber, keegi paadist, lähedane sõber või minu pereliige. Ma tean, et see võib kõlada ebaviisakalt või tundetult. Ma jätkan ikkagi tema otsimist, aga meedia muutub juba liiga pealetükkivaks. Ma ei suuda kunagi mõista, miks inimesed väidavad asju, mis ei vasta tõele. Miks nad ujutavad kommentaariumid, kuhu võiks tulla olulist infot, kuulujuttude ja ma arvan, et nii juhtus tüüpi oletustega üle ujutavad. Te ei olnud seal ja see ei aita mu väikest õde leida. Aitäh kõigile, kes aitavad ja jagavad infot tema kohta. Ma olen tõesti väga tänulik. Ma olen lihtsalt ka väsinud. Ma tahan, et kõik oleksid turvaliselt. Ja mis siis edasi saab? Pühapäev, 28. juuni, umbes kell 15:45. Nad leiavad ta. Tema keha leiti Grayson Lake'ist. Kentucky Kalandus- ja Looduskaitseamet kinnitas tema isiku ning teatas, et perekonda on teavitatud. Tema õde kinnitas seda südantlõhestavas postituses kirjutades: tere kõigile! See on raske lugemine, nii et ma hoian selle lühikese. Minu õde on leitud surnuna. Oleme tõeliselt tänulikud kõigile meeskondadele, kes aitasid teda otsida, kõigile, kes palvetasid ja kõigile, kes pakkusid abi. Boidi maakonna keskkool, kus Marli lõpetas alles eelmisel aastal, 2024. Aasta lennukoosseisus jagas samuti mälestuspostitust, paludes kogukonnal hoida tema perekonda, sõpru ja koolikaaslasi oma mõtetes. Surma põhjus ei ole selle teate edastamise ajal veel teada. Osariigi kohtuarsti büroo selgitab selle välja, mis tähendab, et praegu ei tea keegi täpselt, mis temaga seal juhtus. Ja siin läheb asi huvitavaks, sest selle juhtumi puhul tehti ka vahistamine. Paadi juht võeti vahi alla samal päeval, kui Marli kadus. Aga asi on selles, et teda ei vahistatud Marli surma pärast. Ta vahistati hoopis millegi muu pärast. Ja see, mille pärast ta vahistati, annab meile palju infot selle kohta, mida uurijad võivad teha. Aga enne, kui me selle teema üksikasjadesse süveneme koos eksperdiga, kelle me kohe kaasame, tahan ma lihtsalt avaldada oma kaastunnet, palveid ja parimaid soove perele. See on tõesti südantlõhestav ja traagiline olukord. See on mõeldamatu ja mul on tõesti kahju, et nad peavad sellest läbi minema. Aga ma tahan proovida mõista, mis toimub kulisside taga. Aga enne, kui me sellesse süveneme, tahan ma kutsuda meie külalise. Meiega on liitunud Alex Peer, kes on kohtuekspertiisi sukeldu ja merekorrakaitse ekspert. Mul on väga hea meel, et ta on siin. Aleksei, aitäh, et leidsid aega sellest rääkida. Hindan seda väga. Pole probleemi. Aitäh, et mind kutsusite. Enne kui me detailidesse laskume, alustame kõige põhilisematest küsimustest. Olgu, kui keegi näib olevat üle parda kukkunud ja teda ei leita mitu päeva, siis millised on esimesed sammud, mida tehakse keha leidmiseks? Kas te vaatate ka alust ennast? Ma mõtlen, millised on uurimise esimesed sammud? No esmalt, arvestades asukohta, Graysoni järv, mis asub Kentucky osariigis, on üsna avar järv. Mitte suur pindalalt, aga väga pikk. Ja seal on palju lahtesid ja kohti. Nii et esimene osa oleks proovida kindlaks teha, kus oli viimane koht, kus teda nähti, kus keegi kohal viibija teda füüsiliselt nägi. Alustades sealt, arvestades, et vee nähtavus on kogu selle ilmaga, mis neil on olnud ja tavaliselt järvedes peaaegu 0. Nii et esialgu ma arvaksin seda, kasutades vees sonarit, et proovida leida anomaaliaid ja keskenduda millelegi. Olgu selleks siis külgskaneeriv sonar või paadisonar, püüda teda veest leida. Kas sa saad seda täpsemalt selgitada?
kuidas soonar töötab keha või anomaalia leidmisel? Muidugi, soonar tähendab heli, mida saadetakse vette erinevat tüüpi sonaritega, olgu selleks siis külgskaneeriv või mitmekiireline sonar. See liigub välja, tabab midagi ja tuleb tagasi ning seejärel läbib arvutimudeli, mis loob kujutise. Nii et põhimõtteliselt saad sa pildi põhjast. Nii et sa näed üsna selgelt asju nagu puud, kivid ja muud sellist, mis annavad hea tagasikaja. Surnud kehi on natuke raskem leida sõltuvalt vee sügavusest ja taimestikust ning sellel on omad piirangud, aga see annab sulle pildi põhjast. Ja siis, kui sul on kogemusi, harjutamist ja väljaõpet, oskad sa neid anomaaliaid tõlgendada ning teatud asjad hakkavad sulle silma. Ja see ei pruugi tingimata inimese moodi välja näha, aga see on miski, mis ei peaks seal olema. Ja siis tahad sa neid asju põhjalikumalt uurida. Kas sulle tundub kummaline, et tema keha väidetavalt leiti alles mitme päeva pärast? See ei tundu mulle kummaline. Ma ei tea selle konkreetse järve kohta midagi, ma ei tea, kui sügav see on, ma ei tea selle tingimuste kohta midagi. Aga see ei tundu mulle kummaline selles mõttes, et see on keeruline kui eeldada ja ma eeldan, teadmata kõiki juhtumi fakte, aga oletame, et ta, uppus. Nii et uppunu läheb otse põhja. Nad jäävad sinna mõneks ajaks, kuni hakkavad lagunema. Ja siis, kui gaasid kehas kogunevad, põhjustab see keha pinnale tõusmise, mida nimetatakse taas pinnale kerkimiseks. Ja siis puutuvad nad kokku tuule ja vee liikumisega ning võivad siis tuule ja vee liikumise mõjul ringi kanduda. Ma ei tea, kas ta oskas ujuda ja ma ei tea, mis olid tema vette sattumise asjaolud, aga kui eeldada, et ta uppus ja vajus vee alla, siis taandub see sellele. Hea täpne viimati nähtud koht ja sealt oma otsingu alustamine. Ja siis sõltuvalt sellest, millist tüüpi soonarit nad kasutasid ja kui palju neil on väljaõpet soonari lugemisel, tead, see ei ole nii selge nagu näiteks Google Mapsi vaatamine või midagi sellist. Sa pead tõesti teadma, mida otsid ja oskama neid anomaaliaid välja tuua. See ei ole alati väga üheselt mõistetav. See sõltub väga palju sellest, millist tüüpi soonarit sa kasutad ja kui kogenud on inimene, kes seda kasutab. Muide, ma tean, et sa ei tunne seda konkreetset veekogu, aga üldiselt, mis juhtub kehaga, mis on nii kaua vees olnud? Sa rääkisid sellest, kuidas keha vajub gaasidest, aga kui sa üritad leida tõendeid, kui sa üritad kindlaks teha surma põhjust, kas keha laguneb mingil kindlal viisil? On küll ja jälle, ma ei tea, pole olnud palju üksikasju ohvri seisundi kohta, kui ta leiti. Aga teatud asjad ilmselgelt keha muutub, eks. Keha paisub ja keha muutub, aga sellised asjad nagu tätoveeringud ja muu selline, neid näeb ikka ja tunneb ära. Ma olen kindel, et kohtuarst ja meditsiiniekspert otsivad selliseid asju nagu näiteks, kas ta kukkus üle parda ja kas siis paat sõitis temast üle. Kas on märke sellest, et paat oleks teda tabanud? Kas tal on suuri haavu, propelleri jälgi või muid selliseid märke, mis viitaksid sellele, et ta kukkus üle parda paadi liikumise ajal ja sai siis löögi? Ja siis tead, need on need asjad, mis viisid tema surma või uppumiseni. Või kas ta lihtsalt uppus? Tal ei ole ühtegi märki peal ja neid asju sa ikka märkad või näed. Ilmselgelt on need moonutatud, aga siiski äratuntavad. Alex, las ma küsin su käest otsingu enda kohta, sest ressursid, mis tema leidmiseks kasutati, olid päris muljetavaldavad. Ma mõtlen, Kentucky Kalandus- ja Looduskaitseameti andmetel saadeti välja paadid, Ashlandi tuletõrje sukeldujad, sonar, millest me rääkisime, Kentucky osariigi politsei helikopterid, droonid, UTV-d, ATV-d, teenistuskoerte üksused, laibakoerad. Lexingtoni tuletõrje saatis sukeldujad. Kentucky osariigi politsei pakkus õhutoetust. Rohkem kui 50 vabatahtlikku kõndisid järve kallastel ja lisaks kõigele sellele, nagu me juba rääkisime, kasutasid nad neid soojusdetektoreid ja allveedroone. Esiteks, kuidas sellist asja koordineerida, sest see tundub tohutu ettevõtmisena, kus on palju erinevaid inimesi ja palju erinevaid osapooli?
Jah, aga ma arvan, et tead, sul on juhtiv asutus, nii et ma arvan, et selleks oli tõenäoliselt Kentucky kalandus- ja looduskaitseamet. Nii et seal on juhtimiskeskus, mis koordineerib kõiki neid ressursse, dokumenteerib, kus on, kes mida teeb, mitu paati, mitu sukeldujat, kus nad otsivad. Vabatahtlikud, kes otsivad kallast, laibakoenad, kõik need asjad koordineeritakse juhtimiskeskuse kaudu. Ja õiguskaitses me teeme palju koolitusi, eriti päästjad ja politsei teevad palju koolitusi, näiteks intsidendi juhtimissüsteemide alal, kus me harjutame sellisteks operatsioonideks. Ja sellistes kohtades nagu Kentucky, ma arvan vastuse põhjal, et nad teevad tõenäoliselt palju mitme asutuse ühiskoolitusi. Et aidata ära tunda, millised ressursid inimestel on, mida nad saavad appi kutsuda ja siis neid asju koos koordineerida. Teate küll, keegi juhib paate, keegi juhib sukeldumist, keegi juhib maismaaotsingut ja keegi juhib õhuoperatsioone. Ja kõik need asjad koonduvad ühte juhtimiskeskusesse, et kogu olukorda tervikuna kontrollida. Muide, mis on veealused droonid? Kuidas need välja näevad? No, veealune droon ei ole tavaliselt autonoomne. Tavaliselt, kui inimesed räägivad veealusest droonist, peavad nad silmas ROV ehk kaugjuhitavat sõidukit, mis võib olla erineva suurusega, alates väiksematest kuni suurte kommertsdroonideni. Aga tavaliselt on see väike mitme propelleriga platvorm, millel on tavaliselt kaamera, soonar ja muud seadmed. Tavaliselt on neil ka haarats või manipulaator, mida saab juhtme abil juhtida. See on ühendatud pinnaga kaabli kaudu, kus nad saavad monitorilt jälgida nii sonaripilti kui ka videopilti. Ja nad saavad selle abil ringi vaadata, et kontrollida erinevaid piirkondi või midagi üle vaadata. Võib-olla mõni anomaalia, mida nad nägid teist tüüpi sonariga ja mida nad tahavad enne sukeldujate vette saatmist visuaalselt üle vaadata. Tead, see oli midagi, millest me natuke rääkisime, aga ma tahaksin sellest veidi pikemalt rääkida. Ametnike sõnul peatati see otsing mitu korda. Esmalt oli põhjuseks pimedus, seejärel kohatised vihmahood. Sa rääkisid natuke sellest, kuidas ilm võib seda mõjutada, aga ka sellest, mis juhtub siis, kui tuleb otsing peatada ja uuesti alustada. Ma mõtlen, sa tead ju, sa jälgid oma igapäevast edenemist. Enamikus piirkondades kasutatakse erinevaid variante, aga näiteks ühe piirkonna puhul otsinguks kasutatakse midagi nimega Sarkop, mis võimaldab juhtimiskeskusel reaalajas näha, kus otsijad on käinud ja millised alad on läbi otsitud. Ja nii, et kui nad peavad otsingu peatama, saavad nad hiljem tagasi tulla, alad kattuvad ja nad saavad jätkata sealt, kus pooleli jäi, ilma et peaksid kogu aeg otsast alustama. Ja sellises järves nagu Graysoni järv, vähemalt kaardilt vaadates on see üsna kitsas. See ei ole lai ja avar järv. Nii et need alad olid tõenäoliselt, tead küll, tõkestatud või ruudustikuks jagatud, et inimestele öelda, okei, sina lähed siia, see on sinu vastutusala, sina lähed siia. See ongi nii ja kui nad need alad ära märgivad, siis nad lihtsalt töötavad järk-järgult läbi, kuni kõik on läbi otsitud. Ma tahan nüüd arreteerimistest rääkida. Me pole sellest veel rääkinud, sest ma arvan, et need üksikasjad on päris huvitavad. Võimud on paadijuhiks tuvastanud 23-aastase Cameron Conley. Ja vastavalt arreteerimisteatele, mille sai Lex 18, oli Conley väidetavalt öelnud sadama töötajatele, et ta ei suutnud leida naist, kes oli tema paadis olnud. Siis teavitati võime. Kentucky osariigi politsei reageeris samal õhtul Graysoni järve sadamas. See oli siis kolmapäev, 24 juuni. Ja kui patrullpolitseinikud Conleyga rääkisid, tundsid nad väidetavalt tema hingeõhus alkoholilõhna. Nad märkasid punaseid klaasjaid silmi. Ta tunnistas või väidetavalt tunnistas, et oli alkoholi tarvitanud. Ja tema väidetaval nõusolekul tehti Conleyle alkomeetritest. Ta puhus tulemuseks või väidetavalt puhus tulemuseks 0,137. Meie arusaamise järgi on see peaaegu 2 korda suurem kui Kentucky seaduslik piir, mis on 0,08. Ja umbes 20 minutit hiljem Fox 56 andmetel testiti teda uuesti ning väidetavalt oli tulemus 0,135. Nii et arreteeriti joobes paadisõidu eest, PUI. See on esimese astme süüdistus, ta viidi Carteri maakonna kinnipidamiskeskusesse. Ja siin on midagi, mida ma tahtsin sinult küsida, Alex.
Ta vabastati pärast 20 minuti vist jälgimisperioodi, ta peab järgmisel kuul kohtusse ilmuma. Mida see sulle selle uurimise hetkeseisu kohta ütleb? Mida see sulle ütleb selle kohta, kuidas õiguskaitseorganid praegu selle PUI süüdistusega tegelevad, arvestades, et käimas oli aktiivne, tead küll, kadunud isiku uurimine? Räägi mulle oma esimestest mõtetest selle kohta. Esimene mõte, ja see võib olla ilmselge, on see, et mida me tihti näeme paadiõnnetustes ja sellistes olukordades, on alkohol, narkootikumid või mingisugune muu aine mõju all olemine. Ja see näitab tõesti, et need kaks asja lihtsalt ei sobi kokku. Ma saan aru, et paadisõit on vaba aja tegevus. PUI erineb TUI-st. Sa tead, paadi juhtimiseks ei ole vaja juhiluba. Nii et see ei pruugi sind otseselt mõjutada. Ja ma ei tea, kuidas Kentucky seadused on, vabandust, aga tavaliselt TUI-d ei mõjuta sinu autojuhtimist. Näiteks joobes paadi juhtimine ei takista sind, ei peata sinu juhiluba, sest see on vaba aja tegevus. Põhimõtteliselt on seadused sellised ja igaüks võib paati juhtida. Ma tean, et siin Floridas, kus mina olen, pead sa omama paatjuhi kaarti, mis on veebikursus, mis õpetab sulle põhilisi liiklusreegleid. Ma ei ole kindel, kas neil seal see on, aga ilmselgelt on paadi juhtimine leedemalt reguleeritud. Ma arvan, et minu mulje järgi oli see renditud pontoonpaat. Ma olen kuulnud 2 erinevat versiooni, et paadil oli 10 inimest, kes olid väljas ja veetsid päeva. Ja ma olen kuulnud, et ta tuli üksi tagasi sadamasse, öeldes, et ta ei leidnud teda. Ma ei ole kindel, milline neist teadetest on täpne, aga igal juhul ma arvan, et see viitab sellele, et joobes olekus ja halbu otsuseid tehes paadil võivad juhtuda sellised asjad nagu, tead küll, surmaga lõpevad õnnetused ja kindlasti vigastused. Ja tead, millised olid asjaolud? Kui paadil oli 10 inimest, siis kuidas keegi ei näinud, kui ta üle ääre läks? Ma olen näinud raportit, mis ütles, et ta läks üle ääre. See on huvitav. Lubage mul siis vahele segada. Ta ütles, et menetlusdokumendi järgi kohaliku meedia andmetel ütles Conley korrakaitsjatele, et ta ei suutnud üht oma reisijatest leida. See on see sõnastus, mida ta väidetavalt kasutas. Mitte, et ta kukkus, mitte, et ta hüppas, mitte, et see oli Marley. Ma arvasin, et see oli huvitav. On küll, ja ma arvan, et uurimise seisukohalt, kui paadis oli 10 inimest ja 9 tulid tagasi, tahavad uurijad üle kuulata kõik, kes sel päeval paadis olid. Olenemata sellest, kas nad olid seal koos või mitte. Aga kõiki, kes seal olid, tahetakse üle kuulata ja proovida kokku panna see lünk loo sees, kus ta läks paadiga välja, aga tagasi ei tulnud. Mis siis juhtus? Ma arvan, et teine pool sellest on see, et uurijana saab sellele läheneda 2 viisil. Eks? On tõesti 2 võimalikku vastust. Kas see oli traagiline õnnetus või oli seal midagi pahatahtlikku? Kas see oli halb kavatsus? Ja ma ei tea seda. Ma ei tea, milline on nende inimeste omavaheline suhe. Nii et ma arvan, et uurija tahab kuulda kõigi lugusid, kuulata, mida neil on öelda ja siis teha seda, mida uurijad teevad. Hakata nende lugudes auke otsima. Sest mulle tundub, et need on kõik noored inimesed, kes midagi halba juhtus. Kas nad tahtsid, et see juhtuks või mitte, midagi halba juhtus. Ja ma arvan, et tavaliselt, kui on grupp noori inimesi, siis nad tõmbuvad kokku, et ma ei taha selle eest pahandada saada. Ma ei taha pahandustesse sattuda, ma ei taha, sa tead küll, ma ei taha, sa tead küll. Ja nad kipuvad siis mingi plaani välja mõtlema. Olgu see siis, et olgem ausad või et peame mingi loo välja mõtlema või mis iganes see on. Ja ma arvan, et just sellele hakkavad uurijad keskenduma, et välja selgitada, kas see oli lihtsalt õnnetus või oli siin midagi muud. Muidu. Ja olgu selge, et siin on ka vahepealne võimalus, aga ma tahan selles osas selguse luua. On võimalus, et 2 asja võivad korraga tõsi olla, eks? On võimalus, et keegi juhib joobes olekus ja keegi kukub üle parda ning näiteks upub. Aga see ei pruugi olla seotud joobes juhtimisega, eks? See võis olla tingitud mõnest muust tegurist, muidugi. Ja talle ei ole praegu esitatud süüdistus seoses tema surmaga. Ja süüdistust ei pruugigi tulla. Ma mõtlen, kui keeruline oleks kindlaks teha sündmuste järjestust, sest on võimalus, et need 2 asja ei ole omavahel seotud.
muidugi, aga sul on ikkagi vastutus nagu igal inimesel oleks. See on nagu sündmuskohalt põgenemine, eks. Sa ei kavatsenud seda, sa sõidad mööda teed ja keegi astuks su auto ette ning sa sõidad talle otsa. Sul on võimalus sündmuskohale jääda, mis ongi see, mida sa peaksid tegema. Ja tead, hei, ma ei näinud seda inimest. Sa räägid oma poole loo ära. Siis on teine pool, kus inimesed satuvad paanikasse ja põgenevad, sest nad mõtlevad, issand, ma just tegin midagi kohutavat. Mitte sellepärast, et nad tahtsid, vaid see oli õnnetus. Ma leian tead ja jällegi see selgub uurimise käigus. Näiteks, kus see juhtus? Kui kaugel see on sellest jahisadamast, kuhu ta paadi tagasi tõi? Kes seal oli? Sellised asjad hakkavad välja tulema, kui uurimine hoogu kogub ja rohkem teavet saadakse. Hea mees, võib-olla tal ei olnudki, ma ei usu, ja süütu, kuni süü pole tõendatud. Ma ei usu, et praegu on piisavalt teavet, et ühte või teistpidi otsustada. Ma arvan, et on veel palju teadmata asju, mida nad üritavad välja selgitada. Ma mõtlen, ma küsiksin pere käest kõige põhilisemaid küsimusi, näiteks, kas ta oskab ujuda? Tegelikult see tuletab mulle meelde midagi, millest ma tahtsin rääkida, sest see lugu kõrab väga tuttavalt. Olukorrad on küll erinevad, aga noor naine, 19-aastane, kukub näiliselt paadilt üle parda. Väidetavalt oli paadijuht purjus. Sul on perekond, kes ootab vastuseid. See on väga sarnane Mallory Beachi juhtumile. Paul Murdoch, mäletad? Teda süüdistati joobes paadiga sõitmises, mis põhjustas tema surma. Jällegi, natuke erinev sellest, millest me siin räägime, aga enne, kui ta oleks saanud kohtu ette astuda, mõrvati tema ja tema ema ning tema isa Alec Murdoch mõisteti nende tapmises süüdi, kuigi see kohtuotsus tühistati. Ma ei ütle, et see on see, mis siin Kentuckys toimub, aga ma ütlen, et kui näed juhtumit, mis algab nii, noor naine surnud, võimalik, et alkohol oli mängus, paadijuhile esitatakse süüdistus joobes paadi juhtimises, siis uurijad otsivad palju enamat kui lihtsalt seda, mis juhtus. Nii et Alex, milliseid tead küll varjatud asjaolusid uurijad sellise juhtumi puhul otsivad? Ma mõtlen peale joobes paadi juhtimise süüdistuse, millised uurimissuunad on tavapärased, mida võiksime järgmiseks oodata, millal võiksime rohkem vastuseid saada? Räägi mulle sellest. No ma arvan, et sa saad teada, et esialgne süüdistus oli seotud sellega, millega nad esmakordselt kokku puutusid. Ma arvan, et kui lugu areneb, võivad lisasüüdistused järgneda. Võib-olla ei järgne ka. Kui seda peetakse õnnetuseks või kui kohtuarst leiab uurimise käigus midagi tema surma põhjuse kohta, siis kõik need asjad tulevad arvesse. Ja ma arvan, et nende kahe loo ühine joon on see, et mõlemas on noored inimesed ja alkohol, mis mõjutab või põhjustab halbu otsuseid. Ja tead, jälle, ma ei tea, kuidas see kõik lõpeb, aga ma arvan, et on selge, et oleks pidanud koos teistega tagasi tulema. Ja miks ta ei tulnud? See ongi võtmeküsimuseks. Ja vaata, surma põhjus on praegu teadmata. Frankfurti kohtuarsti büroo peab selle kindlaks tegema või loodetavasti teeb selle kindlaks. Ma peaksin ka mainima, et uurimine jätkub. Kentucky Kalandus- ja Looduskaitseamet on selle selgeks teinud. Kui kellelgi on infot selle kohta, mis juhtus Marley Kinniga Graysoni järvel, siis nad paluvad seda. Uurijad paluvad, et te annaksite endast teada. Tegelikult saate ühendust võtta Kentucky Kalandus- ja Looduskaitseameti õiguskaitsega sellel numbril, mis meil siin üleval on. Võite pöörduda ka Kentucky osariigi politsei poole. Me teame, et Cameron Conley on kautsjoni vastu vabaduses. Ta ootab oma järgmist kohtuistungit järgmisel kuul. Aga Alex, aitäh sulle, et võtsid aega, ma tõesti hindan seda. Ma hindan, et mind siia kutsusid ja ma lihtsalt tahan öelda, et minu palved on selle perega, kes peab toime tulema oma tütre ja õe kaotusega. See on traagiline. Las uurijad teevad oma tööd ja las uurimine kulgema oma rada pidi. Jah. Loodetavasti toob see õiglust või vastuseid perele. Ja see on kõik, mis meil praegu saates Sidebar on. Suur tänu kõigile, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is ja Instagramis minu News Nationi saade Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord. Kõigile head.